No tere taas, sõbrad! Järjekordselt olen kalale minemas ja täna sellise asjaga nagu kajakiga. Ehk siis püüame täna koos Arleniga. Arlenil on siis 2 kajakki, kokkupandavat orukajakki ja läheme siis õhtusele püügile. Et päris hilja saame arustatud. Kell on juba tegelikult 5 läbi ja ootan veel ikka Arlenit ja siis on kavas täitsa siuke pimedani püüda ja tõenäoliselt siis see tagasitulek jääb meil ikka täitsa pimedasse. Arlen küsis, kas mul on taskulampi. Otse loomulikult on, et nagu ka teistele Eesti siis YouTuberitele saadeti ka minule Armiteki taskulamp, mis siis käib pähe ja käib niimoodi päheda ja otsa ette ja näed, valgustab täitsa. Ja tal on isegi punane valgus, nii et väga huvitav. Igatahes jah, see taskulamp, ma arvan, et tuleb täna kasuks, kui me hiljem õhtul tuleme tagasi, sõidame siis autodeni tagasi. Nii et jah, et kui ma arvan, et see Armiteki lamp kulub mulle väga marjaks ära, sest teadupoolest ma käin ka nii-öelda vabatahtlikuks kalakaitsjaks ja seal on meil väga tihti vaja siis taskulampe, nii et mul oli tegelikult plaanis osta kunagi endale ka mingi võimsam taskulamp, aga ei ole siiamaani jõudnud. Juba Arlen helistabki. Ja kui sina ka soovid omale sellist, siis koodiga Chasing Trout, mis tuleb siia, saad siis 15% sellelt lambilt alla. Nii et jah, vaatame, kuidas see täna töötab ja tõenäoliselt jah, tagasi tulles, kui me püügipäeva lõpetame, siis mul on seda pealampi vaja. Aga okei, ootame Arleni ära ja siis paneme juba kajakid kokku ja lähme jõe peale, nii et järgmine kaader juba ongi jõe pealt. No nii, oleme jõudnud jõele ja äge on ikka selle kajakiga, ütleme nii. Sa panid üle oksa. Ja no ehtne kolli ilm on, ütleme ausalt ära. Oi, et vihma tibutab. Peaasi, et nagu, väga hea vise sinna. Arlen on saanud juba mõned võtud ka. Ma praegu chillin, hängin siin kaasas. Naudin ilma. Ja mis mul juhtus, võite kõik kommenteerida alla. Rip. Mis sa ütlesid, need legendaarsed prillid, jah? Rip legendaarsed prillid. Ärge pange siis oma prille kuskile põue taskusse. Et nüüd juhtus niimoodi, et katki on need legendaarsed prillid. Need on mul peaaegu alguse aegadest saadik olnud. Mõtlesin, panen ka polaroidid, sest Arlen nägi juba siin kala ja värki ja siis ma ei näe midagi vaata ja siis on selline lugu täiesti katki. Nii et võite kommenteerida rahulikult ja kaasa tunda. Rip legendaarsed prillid. Nii. Opadi. Et kajakiga kalastamise omad rõõmud, kui mingi mõnus puu või palk on ette kukkunud, et siis tuleb natukene vaeva näha. No, sellist sõitu ma ka päris ette ei kujutanud.
Mine. Korralik kätetrenn on täna. Kurat. Homme on küll käed valusad. Ma ei saa ka aru, kuidas siin kala ei olnud, aga noh, ma tean. No sinus on asi kindlasti, kuule, come on. Ma käisin eile, mul oli siuke laulupidu, iga roika, iga asja alt tuli. Opa, nii. No nii. No peab tulema ju. See ei ole võimalik, et seal pole mingit kala. Või siis ma näitan, ma teen esimese viske täna. Ja näitan, kuidas see asi tegelikult käib. Nii. Näed, sa võtad. Kontrollid, aha, normaalne. Nii, hops. Oi, aga seal ongi kala. Kala näeb roika taha ja jääd oma landist veel ilma. No kuidas siin ei olnud? Aga ei võta otsustavalt jälle või? Oba! Haugarvad või? Ei usu. Opa. On jah see koht vist. Opa, nägin. Kurja küll. Kehva vise. On ilusa laine. Ära mine rohkem. Ma ei taha minna. Ilus kala võis minna. Ujus või? Pekki küll. Ma lähen peale. Ma ei tea, no ma ei oska üldse. Vaata nüüd, mis ma teen. Ma ei taha minna sinna peale. Palun. Siin on jumala head kohad. Tule mööda must. Ei, pane. Saaks mind edasi minna. Huvitav, et see üks kala kuradi nagu tegi. Ja jää otsana. Sa pead ka tulema. Siit poolt on. Ja. Nii. Mõnus maltsane. Võta nüüd palun kala sealt. Mis meil siin on siis? Lihapirukate jaoks on veel vara, aga Villem Trillem. Mul on tunne, et see jook peab tagasi teeks jääma vist. Täitsa lõpna. Mis asi sa oled siin?
Appenpuchen küll. Tulge kajakiga kalale. It will be fun, they said. Mina keeldun pärast tagasi sõitmast. Kala oli jälle või? Ma vist tulen jah mööda kallast. Kajak seljas. Kuule, ma jätan kõige paremad kohad sulle ja sa ei ole ikka veel vormistanud ära, mis toimub. Tuleb. Aga äkki oleks ikkagi aeg ära vormistada. Ma tihti olen mõelnud, kui kajakis istun vaikselt, et kuhu see kajak mind küll viib. Võttis see? Jälle võttis, aga nagu jää jätkana. Pane woobler siis. Ei vä? Sa oled ikka see liitsi vend, jah? Oli oba. 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 No nii. Kuule, see on kena kala. See on kena kala. Ma panin just filmima kus juures. Mõõdukas on, jah? Nii. Oi. Kuule, see teeb päris kena. Kena möllu. Ossa, kuule, see on väga kena ju. Oi, kuule. 40 pluss ju. 40 pluss kindlasti ju. Kuule, ruiskat. Mul vist käib kaamera. Ilus, kõik jäi peale. Selles suhtes väga äge. Hea töö, kuule. Super. Hea poiss oled. Ilus kala on, täiega ilus kala on. Jumal ilusad värvid ja kõik. No vaatame, kas saame, teeme tuubli või? Oi, väga kena. Keegi endale konka. On? No nüüd mina lähen tagurpidi igatahes. Väga kena kala, kuule. Tõsiselt ilus. Ma olen täitsa tagurpidi. Mõõda ära, jah? 42, jah? Nii, sealt tuleb päeva kangelane. Ilusad värvid on, jumala siuke oranžikas. Prillidega on eriti kollane kuidagi. Jaa. See okei kala. Nii, Arlen, õpeta nüüd, kuidas kalaga pilti teha. Nii, et näppe peale ei jääks. Oot. Ta on maru libe. On jah? Oi, väga ilus. Ma ei ole väikeste kaladega harjunud. Nii, selline ilus kala. Väga kena ju. Jumala suur saba ka. Ma ütleks, et ta on isegi rohkem kui 42. Jah, ilus kala. Väga ilus kala. Tubli poiss. Näed, saime videosse kala ka. Nii et juba on püügipäev hästi läinud, ma ütleks. Harri liitsid, nii et Harrile tervitusi. Harri liitsid toimivad. The struggle continues. No nii, maltsa täis igal pool. On. Ei, aga väike kala või? Teine mõõdukas tahad öelda või? Ei ole. Nii. Aga hea viske tegid ka sinna muidugi. Isegi vist on mõõdukas. Kui siis napilt mõõdus? Nii. Jah, Arlen on Sigma. On küll 36, 37. Jällegi. See on, võitegi kommenteerida, Arlen on Sigma. No näed, ilus kala. Jaa, see on mõõdukala küll. No,
mis asi see on siin? Was ist das? Was ist das? Jochen Peele. Nii. Siis jälle Arlenil väike kala, aga 15 sendine. See kõlbab ju voblaks küll ju. Panin omale ka liitsi otsa, nii et nüüd läheb paugutamiseks. Jopen puh, no mis asi see on? Täielik piivis olen selle kajakiga. Jesus Christ. Nii, kuna Arlen on nii vähe kala saanud, siis lasen tal eest püüda, ise hakkan pirukat nosima. Muidu poisil läheb täitsa tuju ära, vaata. Peab ikka sööma vahepeal, no. Marta Pagar. Kodune lihapirukas. Õlis küpsetatud. Kui hea. Nii, Arnenil jälle mingi väike kala otsas. Sa tulidki siia ainult väikseid püüdma või? Jaa, juba teine vobla kala. Või isegi 3. Ei ole suur, jah? No nii. Teeme siis duubli. No, üle pika aja jälle siuke vähekene normaalsem kala. Nii, Arnelil jälle käis. Et kala on, aga praegu nagu näitab ennast ainult väike kala. Tahaks ju esimese kala, ma oleks jumal õnnelik 10 sendise kala üle, siis ma kuulutaks päeva lõppenuks. Võta, jah. Nii. Noh, kas ma saan siit? Kui sa paned liske ja sul kala ei tule ja ma panen liske ja kala tule, siis on sinna liikle. Või see ei oska liikitada. Opa! Ei ole, otsast läks. No vähemalt said võttu. Sain võttu, ma ei tea, kas mul kaamera käib. Käib küll. Pilt on ees tagant. Okei, siis käib. Opa, ma sain täna esimese võttu. Kuule, päris kena kala oli. No ei olnud. Ära tõmba mul motti maha, jumal ilus kala oli. Mingi 50. Nii, lõpuks, kuulge, sain mina ka omal võttu. Nii, ühesõnaga kell saab varsti 9. Tegelikult on vist pool tundi aega. Enam-vähem, kui saab 9. Aga tegelikult on äge olnud. Minul on päev kirjas. Mul on kala otsast läinud, nii et mis enam tahta? Mõõdukala või? No võiks ju. Jaa, mul läks meetrine otsast ära, jah. Ta oli jah, pigem lõhe. Aga ei, tore on. Ilm on väga mõnus. Ja ei kurda tegelikult millegi üle. Ainult alaselja valu üle. Aga jah, püüame natukene aega veel ja siis tegelikult peame hakkama tagasi uhama. Tagasi uhamine saab päris väsitav olema kindlasti. Nii, tänase päeva väikseim on otsas. Maru väike. Ei läinud. Päriselt või? Kuidas sa niimoodi liitsi ära kaotsid? Ta tuli kuidagi selle. Ai, ongi. Aasa kuidagi suutis ära painata. Assa kurja. No, ta veel tõmbas selle. Mega suur kala tõmbas praegu liitsi minema.
mis siin ikka? Kui lähed, siis Sometimes seal loose. ees on juba sügavad ääred. Ahah. Kurja. Sometimes lose, always win. See oli hea liik. Oli jah? No see oli nägid paljude kalad. Jaa, oli. Nii. Oba! Läheb täitsa ööpüügiks ära. Nii. Arnelil oli just vähe ilusam kala. Võttis. Aga vist ei tule enam uuesti. Kell on meil 9. 20:53. Nii et... Ja valge on veel, jaa, nii et nüüd saab juba rahulikult kella 9-ni püüda. Laeme natukene helendavat hulki. Selle valgusega saab siin päris hästi. Nii, hops. Ja vaadake nüüd, kuidas helendab, jah? Vägev. Ilus lant on see ikka. Arlen sai just paugu. Arvad? Oh! Ei ole või? No nii. Väike või? Okei. Aga kala on kala, jah? Ahah. No, jah, selline 34-ne või? Aega läks, aga asja sai. No nii, enam ei näe kaamera pealt ka midagi. Ma ei viitsi neid isosid asju hakata ka. Aga meil on täielik ööpüük. Ja polegi nii varakult kevadel kunagi ööpüüki teinud ikka suvel. Enam silme ei seleta ka midagi. Et tõenäoliselt hakkame varsti ka tagasi liikuma, kui Arlenil just mingid muud plaane pole, et hommikuni välja püüda. No nii, nüüd on igatahes Armiteki lamp on otsa ees. Oi, kui hästi kõike näeb. Vee alla ja... No... 21:45, nii et nüüd hakkame tagasi sõitma siis. Ja vaatame siis, kaua meil aega läheb. Ühesõnaga panen kaamera käest ära, aga näete, päris hästi valgustab. Nii, aga hakkame sõitma. Nii, meil on siin väike sirutuspaus ja natukene timime mu kajakki. Kurja üldse edasi ei lähe, ma olen kajakis on ikka vigana. Mehes ei ole tegelikult viga. Aga väljas on ikka täiesti kott pime. Arlenil juba naine muretseb. Siin on ikka täitsa jama, ma ei tea. Mida? Ma filmin praegu. Et praegu on ikka rets, ma ei ole nii rasket jõekapüüki veel olnud. Ühesõnaga, Arlen läks ka veidikene ümber. Meil oleme seotud siin köiega. Ja väga raske on, ma ei kujuta ette. See on ikka täiesti jamana. Ühesõnaga, Arlen tuli korra veest välja ja kõndis natukene aega ja siis tahtis kajakki tagasi minna ja siis kaotas tasakaalu ja nii, ära nüüd enam jama. Okei,
saime. Liigume edasi, aga see on niuke katsumuste rada, et me pole poole pealgi. Ma suren ära siia reaalselt. See ei ole enam naljakas. Julm. Nii, kell on 00.12. Parkisin just auto maja ette ära ja ma ütlen ausalt, et nii rasket püügipäeva mul elus veel olnud ei ole. Lõpuks 2 tundi üles voolu ja autodeni tagasi siis aerutada. Ja see ei olnud nagu niisama lihtne aerutamine, et vaba vesi, vaid seal tuli nagu läbi igasuguse maltsa ja mudru ja pilliroo ja mis iganes veel nagu murda, et ebareaalne. Praegu nagu käed on nagu makaronid, tead. Väga-väga raske, aga muidugi äge. Nagu, kajakist püük jällegi midagi teistmoodi. Aitäh Harlenile, et mulle laenas enda kajakki. Samuti aitäh Maicel ja Richard. Big love. Et helistasid, nad hakkasid muret tundma, sest kell oli põhimõtteliselt pool 12 läbi. Jah. Et ja ma ei olnud ikka endast märku andnud, nad teadsid, et ma läksin kajakiga kalale ja nad ei olnud midagi kuulnud must ja mõlemad helistasid korda mööda mulle, aga ma ei saanud vastu võtta, sest siuke rämme töö käis läbi murda ennast nendest igasugustest jamadest, mis seal jões olid, aga nii kui kaldale jõudsin, siis helistasin neile ka ja andsin teada, et kõik on nagu okei, et kutid muretsesid, kirjutasid, uurisid seal Messengeris ja no mis seal teha, ühe võtu sain, kala läks ära liitsi peale. Arlen sai ilusa 42 centimeetrise forelli ja tal käis käest läbi vist, ma pakun, et mingi 10 kala, et 2 mõõdukala ja ülejäänud 8 olid mingid sellised väiksed. Aga jah, ma olin rohkem siuke passenger princess ja vaatasin nagu pealt ja siis vahepeal ikkagi nagu püüdsin ka ja vahepeal olin mina ees püüdsin, et aga ei, homme saab tore tööpäev olema, kell on jah 45 minuti pärast on kell 1, nii et aga ei, see Armiteki pealamp oli ka täna nagu must be, et väga hea, et mul see asi olemas oli, nii et kui tahad omale ka sellist pealampi, siis ma panen lingi descriptionisse, koodiga Chasing Trout saad 15% soodustust, nii et jah. Okei, selline video täna, väga-väga raske püük, elu raskeim, aga mis ei tapa teeb tugevaks. Aga kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka ja hea tööd!